23. Tallinna rattamaraton sinu jaoks kohe algamas. Mis mõtetega siis siia Kõrvemaale kohale tulid? Tulin loodust nautima enne kõike. See aitab back to normal olla igal õhtul. Mulle meeldib see õhkkond, see seltskond, mulle meeldib kohal olla ja siis kui ma juba kohal olen, siis võiks startida ka, kuigi nüüd ma juba mõtlen, et võiks nagu hakata raja kõrvalt vaatama neid starte. Maastikurattasõit on küll natuke raskem kui maanteesõit, aga ta on mõnusam ja rahulikum, sa oled looduses, värskes õhus, näed, puid, põõsaid, enelkab enda looma, nii et loomulikult inimesi ümberringi, et see on niisugune rahu tegelikult, sõita maastikul. Siin räägitakse küll porist ja mingist palkidest, et kurat vist läheme nagu sõtta, aga finišis jälle mõtled, et tuleks uuesti. See tunne on midagi vahva. Ma sõidan 2 aastat rattaga ja ütleme, et päris meeldib, et ei vahetaks ühegi teise spordiala vastu. Täitsa 100% niimoodi ei punnitanud, et see oli niisugune väike viga. Ta arvasid, et keegi ei tule mööda, aga see lätlane oli päris terav. Aga tuli täiesti sinna fotofinišide peale ja asi, aga vedab. Oli meestel natukene mudas ja liivas vahepeal probleeme ja sain ka siis sellepärast korra nagu külje maha. Aga kuidas siis rada ikkagi oli? Rada oli väga hea. Ütleme üks parimaid võib-olla siin sarjas, mis oli, et oli rasked momente ja siis oli ka natuke taastumismomenti, et sai süüa juua. Mage tunne. Rada iseenesest oli äge, aga mees on mage. Fantastiline metsaalune ja see rada, et see oli ikkagi väga kihvt. Et algus oli väga mõnus, eks, aga need viimased singlid olid natuke nagu, kui väsimus juba peale tuleb, siis nad sutsu keelused, nii et siis sai natuke rohkem matkata, eks, enne sai rattasid sõita. Legendaarne Jüri Voodla pingutab alati, et tänased singlid, mis ta oli lisanud, tegid selle raja kindlasti huvitavaks, lõpuks natuke raskemaks ja isiklikult mulle meeldis ja nii palju, kui ma olen kaassõitjatelt kuulnud, ka teistele meeldis, et kõva sõna, Jüri!